Kukk Portos esitleb. Portos, sina siin juba. Otsisin taga sind juba. Portos, oota. Olemas. Täna ma olen siin Tihemetsas ja lähen Allikukivi veinimõisa vaatama. Tulge kaasa. Korvpalliplats mõisas. Portos. Ma teeme viske, oota siin. Oota. Portos lähme edasi. Ja vaatame, kus pererahvas on. Tere mõisa olen läbi otsinud, aga keda ma ei leia, on pererahvas. Seal nad ongi. Tervitust. Tere. Mina olen Tõnis. Mina Rommi. Väga tore. Rõõme. Mis teil teoksil on praegu? Teoksil on praegu rabarberi lõikamine, purustamine, mahla pressimine. Kõik on rabarberi järgmise aasta rabarberi veini saamiseks. Teha korralikku rabarberi veini on vaja selleks ka korralikku rabarberi põldu ja nagu ma aru saan, siis see ongi see koht. See on nüüd meie see rabarberi põld, kus on kuskil siis 200-250 põõsast ja need on nüüd siin 2 aastat vanad põõsad. Sul on siin peale rabarberi on veel erinevaid põõsaid, mida sa veel kasutad? No millest veini saab teha põhimõtteliselt kõikidest asjadest, et siin on mul must sõstrat, rohelised sõstrat, arooniad. Taha nüüd sai see aasta istutatud kirsid. Kirsiveini? Kirsiveini, aga seda saab, kuna see aasta istutasin, siis saab seda veini vist 7 aasta pärast. Veinimõisa nimelise kohal on see väga hiilgavalt suur ja ilus maja. Et mis selle maja ajalugu on? Ajalugu on see, et see maja ehitati 1870, kui see oli ühe Saksa ärimehe direktori suveloss siis. Mingi aeg, kui tekkis siia rahvamaja, raamatukogu ja vaikselt hakkas siia sisse imbuma ka kool. 2012, kui lapsi jäi nii väheks, pandi see kool kinni ja siis 2013 me mõtlesime, et me ostame selle maja endale ja 2016 algas siis majal uus ajalugu ehk siis Allikukivi veinimõisa ajalugu. Kuidas Eesti veinil läheb praegu? Ma arvan, et järjest paremini hakkab minema, sellepärast, et tuleb ainult murda see müüt. See on ju see Eesti peet, et mis see on ju nii magus ja nii halb. Eesti veinidel on ka täielikult tulevik olemas, mida võib osta ja juua. Aga see rabarberist nagu veini tegemine on ta kuidagi lihtsam ja raskem kui marja tegemine? Kõik veinid on ühtemoodi, et lihtsalt see rabarberi purustamine on natukene, kuna ta on nii kiuline, et see purustamine on nagu natukene on raskem. Siit läheb masin tööle? Siit läheb tööle. Ja siis äkki järjest sisse panema? Täpselt. Tehtagu nii. Nii valmib! Hakkab valmima rabarberi vein! Esimene staadium alles! Mehed on ühiselt! No võt, nii ta... See selline mürinet ja see on nüüd see, mis läheb pressi alla? See on nüüd see, mis seisab kõigepealt 1 päev, kogub neid maitseid, mahlasid natuke rohkem välja tuleks, paneme suhkurt natuke lisaks ja siis ülejärgmine päev läheb juba pressi alla. Siin on peal vaarikas pluss punane sõstar ja aasta 2017. Ja, nüüd on seisnud siin 2 aastat ja tegelikult võime me seda proovida, et kuidas ta nagu välja on tulnud, et mina ka ausalt öelda ei tea, aga see on tegelikult ilus selline punane värvus nagu ikka vaarikal. Täitsa normaalne kuiv vaarikavein, aga nüüd tuleb teda lihtsalt ennem pudelisse panekut hakata sättima kas kuivaks, poolkuivaks, pool magusaks. Pigem vaarikas peaks olema selline magusam. Kuivana ei tule see vaarika või see marjasus välja sealt üldse, et selleks tulebki natuke suhkurt juurde. Kas juua valget või punast? Selles on küsimus.
21. juulil, kui on avatud talude päev, teete kõigile oma uksed lahti. Mida siin teha saab ja mida siin proovida saab? Siin saab Alliku veinimõisas saab muidugi proovida kõiki neid veine, degusteerida, proovida kaasa osta. Räägime, kuidas see maja siia tekkis, selle maja ajaloost. Käime aias, näitame oma uut veinikeldrit, mis varsti saab avatud, et kõike seda ja ümberkaudu pargis jalutada. Siin tegevust on ja ma arvan, äkki saab veel kohvi juua, saab mingeid maiustusi, sööki. Kas lapsed saavad ka midagi proovida juua? Lastel on eraldi kindlasti mahla, aga neile me juua kindlasti ei anna, et veini. Olete kõik oodatud 21. juulil siia imelisse Allikukivi veinimõisa. Täpselt.